Tervist hea Eksperteetris saate jälgija. Uued külalised, uus saade. Seekord siis stuudios tere tulemast, Marek Tamm. Aitäh kutsumast. Marek, kultuuriajaloo professor, akadeemik ja Teaduste Akadeemia asepresident on õige tiitel ja nimetus. Vastavat teile. Ja kes siis muu kui just sina võiksid rääkida ühest sellisest projektist, mis on üle paljude ülikoolide ja eriti teeb rõõmu, et Tallinn ja Tartu teevad koostööd, aga mitte ainult. See on üks selline projekt, mille käigus me võime äratada ellu oma varasemad teadlased ja eelkõige just Jüri Lotmani pärandi. On mul õigus? Jah, see on üks projekti eesmärke, et mingis mõttes elavdada meie suhet kultuuripäranda just teaduspärandiga ja selle projekti fookuses on Tallinna Ülikooli hallatav Jüri Lotmani isikuarhiiv ja me oleme võtnud sihiks arhiivi esiteks digiteerida, aga see digiteeritud materjal muuta kasutajatele uut moodi kättesaadavaks ja üks viis on miks mitte moodustada selline juturobot, kes aitab siis inimesed Lotmani loominguga paremini järje peale. Tartu Ülikoolist tuleb tema kirjavahetus, eks on nii, et sinna tõepoolest sellesse tulevasse juturobotisse, kui sellest rääkida praegu, siis sinna läheb mitte ainult siis raamatutesse kirjutatud tekst, vaid väga palju muudki. Jah, ütleme, see üldine eesmärk on mingis mõttes Lotmani arhiiv digitaalselt kokku tuua, sest erinevate põhjustel tema arhiiv on jagunenud Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli vahel ja uurija peab siis, eks ole, sõitma kahe linna vahet, et võib-olla, et üks kirja on Tallinnas, teine on Tartus ja nüüd tekkis see võimalus kõik kirjad, kõik fotod, kõik joonistused, kõik käsikirjad ja loodetavasti ka kõik raamatu kommentaarid, mida Lotman oma käega kirjutanud, ära digiteerida ja moodustada selliseks terviklikuks digiarhiiviks. Ja seda digiarhiivi omakorda siis võimestada erinevate tehisaru rakendustega, mis muudaksid ligipääsu sellele materjalile võimalikult lihtsaks ja huvitavaks igale ühele ja ka erinevates keeltes. Nii et ma küll loodan, et kui me selle ühel hetkel avalikkuse ette toome, et me oluliselt kasvatame Lotmani lugejaskonda ja tema ka austajaskonda ja sel moel anname talle mingis mõttes nagu uue elu. Ja temalt saab lisa küsida, et miks just nii ja mitte teisiti. Ja võib-olla midagi tuleb välja kirjavahetusest, mis on jäänud välja raamatust. Võib nii olla. Ma usun ka, et kui ühel hetkel kõik see materjal on digiteeritud ja ka metaandmetega varustatud lihtsasti kuidagi ligendatav, süstematiseeritav, et me hakkame nägema asju, mida me varem ei näinud, tekivad mingid mustrid, mingid seosed, näiteks kirjavahetust on võimalik visualiseerida kaardil, eks ole, et milline oli see Lotmani intellektuaalne suhtlusringkond üle ilma ja kellega ta suhtes kui sageli ja samuti tõesti põnev idee, me alles testime seda ja ei tea, kuhu see välja viib, aga tõesti, et kui me kogu selle digitaalse sisendi suudame anda nii-öelda treeningmaterjaliks ühele sellisele lokaalsele keelemudelile ja tekitada selline virtuaalne Lotman, kes suudab arutleda oma enda loomingu kontekstis, et sel moel jah, ma usun, et nii mõnigi inimene veedab nii mõnegi kvaliteettunni Lotman botiga vesteldes. Muidugi, miks mitte? Ja see ju aitab ka mõtestada ja aru saada läbi lihtsamate küsimuste ja vastuste seda, mis on juba kord kirja pandud. Muuseas, need raamatute märkused, see on midagi sellist, nagu mina võin sirgeldada praegu siia mingisuguse mõtte. Et see on see, ehk et need tulevad ka kuidagi üle, ehk et te loote ka sellele mingil moel tähenduse. Jah, kogu Lotmani raamatukogu on siin Tallinna Ülikoolis ja me oleme nüüd juba ära süstematiseerinud kõik need raamatud, mis sisaldavad autori servamärkusi. Ja järgmises etapis me tahame kõik need digiteerida, süstematiseerida ja kasutada seda selleks, et paremini mõista, kuidas Lotman luges, mis teda kõnetas ja võib-olla ka teha mingeid seoseid tema ilmunud tekstide ja loetud raamatute vahel, näiteks kas või viite tasandil või mingisuguse tsitaadi tasandil ja kuidagi jällegi võib-olla ka ruumiliselt esitada seda Lotmani intellektuaalset maailma, et kus siis saavad kokku need loetud raamatud ja kirjutatud käsikirjad, ilmunud tekstid ja sel moel mõista ka sellist loominguloolist protsessi. Muuseas, ma praegu avastasin, me ei ole öelnud televaatajale, kes on Jüri Lotman. Kas me peaksime ütlema? Kindlasti võiks ju mainida, et ta on Leningradis või tollases Peterburis sündinud suur keeleteadlane semiootik, kes sattus viimate aastate alguses Tartusse ja jäi siia ja pidas
Tartut ja Eestit oma tõeliseks intellektuaalseks kodumaaks. Ja tänu Lotmanile muutus semiootika Eestis peaaegu rahvusteaduseks ja on siiani üks olulisemad humanitaarvaldkonna suundi. Ja Lotman kasvatas üles terve põlvkonna õpilasi, kes jätkavad tööd ja juba nende õpilast jätkavad tööd ja ma arvan, et Eesti teadusajaloos on Lotman kindlasti üks silmapaistvamaid figuure ja tema pärandi, tema ideedega tegelemine on otsapidi meie kõigi Eesti teadlaste moraalne kohustus. Jah, nii et kui minna ka kuhugi väljapoole Eestit mõnda teise ülikooli või akadeemilisse sfääri, siis rääkides Lotmani koolkonnast ja Eestist on võimalik pälvida tähelepanu. Ja ma arvan, et märksõna Tartu Moskva semiootika koolkond on üks kõige tuntumaid brände Eesti teadusest rahvusvahelisel areenil ja töötab siiamaani. Nii et oleks narr seda mitte kasutada aga sisulisem ja olulisem on see, et minu väide on, et Lotmanil on veel palju meile öelda. Meil on võimalik neid ideid edasi arendada ja just nimelt suhtes ka digiajastuga, sest Lotman on ikkagi paratamatult analoogajastu inimene. Aga mulle tundub, et tema loomingus on palju ideid, mis aitavad meil ka mõtestada ja paremini mõista digiajastut. Sest et lõpuks on ju ka digiajastu selline uus semiootiline situatsioon, kus tegelikkus on üha rohkem digitaalselt vahendatud. Et me ei suhtleks selle maailmaga vahetult või me ei suhtle maailmaga läbi tekstide, vaid me suhtleme läbi baitide ja bittide. Ja mu väide on, et see muudab oluliselt meie suhet maailmaga. Ja selles projektis on fookuses just nimelt suhe minevikuga, kultuuripärandiga, et mis saab sellest kultuuripärandist, mis saab meie mälust, mis saab meie ajaloo teadvusest, kui me suhtleme sellega digitaalselt vahendatud moel, kui me... See kripeldabki sul tegelikult südames. Mis siis saab? Mis saab meie kultuuripärandist? Nii on, sest et kutsumuselt ma olen ju ajaloolane ja mind huvitavad just nimelt need mineviku suhted. Mida me minevikust teame, mida me oluliseks peame, miks me seda teeme, miks me uurime, miks me õpime. Ja mulle tundub, et need mineviku suhted on suures muutuses just tänu digiajastu saabumisele ja me näeme seda ka näiteks juba klassiruumis, kus nii koolides kui ülikoolides üha rohkem õpilasi, tudengeid omandavad ajalooteadmisi mängides ajaloolisi arvutimänge ja saades mingis mõttes palju vahetuma, jutumärkides, immersiivsema, interaktiivsema suhte mineviku tegelaste sündmuste keskkondadega. Või kui me mõtleme kõikvõimalikele virtuaalreaalsuskeskkondadele, mis siis püüavad rekonstrueerida kas seal mingi teise maailmasõja situatsioone või ka Tallinnas 44. aasta pommitamist või muid selliseid. Ja kui sa ikkagi justkui oled selles ajaloolises keskkonnas sees ja justkui saad käega katsuda. Selle mõju on hoopis teine. Hoopis teine, kui lugeda, eks ole, mustvalgete fotodega kooliõpikut. Võib-olla see on väike risk ka, et kõik niisugune hästi söödavaks tehtud materjal ja tunnetatav, seal jääb sisust veidi puudu, sest et väga suur maht läheb selle esitamise peale. Nii nagu teleuudis on kõige väiksema tekstimahuga uudis, väiksem ja kui... See ongi põhjus, miks peab seda uurima, eks ole, et kuidas ka kasvatada sellist digitaalset kirjaoskust, kuidas kriitiliselt analüüsida seda digitaalset vahendatust, et me ei võtaks seda naiivsena, sest ma olen nõus, et seal on ka omad ohud, sest et kui me mõtleme ajaloolistele arvutimängudele, nende esmane eesmärk ei ole ajaloo teadmisi õpetada. Esmane eesmärk on hoida inimesi kovarees ja nende meelt lahutada. Ja järelikult meil on vaja arendada ka nendes mängijates seda kriitilist eneseanalüüsi oskust ja ka ma arvan kooli ajalõpetuses või ülikooli ajalõpetuses on see hästi oluline, et kuidas me mõtestame seda uut olukorda ja kuidas me seda ka kriitiliselt analüüsime, et me ei satuks selle nagu ohvriks, et ajalugu ei muutukski meelelahutuseks või ajalugu ei saaks ainult mängustatud, et tal on ka mingid tõsisemad funktsioonid. Ja selles mõttes ka väidan, et see kogu see mineviku pärandi digitaalne kättesaamine ja selleks ka erinevate kriitiliste instrumentide pakkumine on hästi tähtis. Et ühest küljest me ikkagi oleksime minevikuga suhtes ja teiselt poolt suudaksime seda suhet ka kõrvalt analüüsida. Milline on kogemus, kui seda kogemust tänaseks on, et kas need samad mängud, virtuaalreaalsus, kas see toob noore inimese endale põneva teema juurde, näiteks ajaloo juurde, digipärandi juurde ja ta läheb, süveneb ja võib-olla võtab kätte isegi paberist raamatu?
Ja ma arvan, et sellist juhtumid on üksjagu ja olen need isegi siin ülikoolis näinud ja selles mõttes hästi oluline, et kui inimene tuleb siia ülikooli, tihti ta valib näiteks ajaloo eriala sel põhjusel, et tal on suured elamused kusagil arvutimängu keskkonnas viibides. Aga ta loomulikult siin ülikoolis enamasti julge seda tunnistada, sest et tal on öeldud, et see ei ole tõsine. Aga seda tähtsam ongi siis tegelikult ehitada seda uut teadmist, kriitilist teadmist selle esmase mängu kogemuse peale. Ja ma olen ise juhendanud nii mõndagi uurimustööd siin ülikoolis, magistritööd ajaloolistest arvutimängudest, mis on just välja kasvanud sellest esmasest meelelahutuslikust huvist, aga päädinud teadustöös. Nii et on ka niisugune teekond võimalik. Milliseid eetilisi muresid näed, milliseid eetilisi kitsaskohti näed sellisel digitaliseerimisel, kuni juturobotini välja tegelikult, ka seal on eetilisi küsimusi kindlasti. Seal on terve eetiliste probleemide virvarr, mis seal avaneb, sest et ühest küljest, kui me mõtleme näiteks nendele ajaloolistele arvutimängudele, siis mis seal salata, sageli nad, eks ole, sõjamängud. Ja ma näen nagu probleemi selles, et kasvab üles põlvkond, kelle jaoks ajalugu tähendab enne kõik sõda ja sellist kangelaslikkust veel sealjuures ja isegi on päris palju näiteid, kuidas teise maailmasõja mängudes enamasti eelistatakse Natsi-Saksamaa poolel võidelda, sest et seal on nagu ägedamad mundrid ja ägedamad relvad. Et ühesõnaga siuksed eetilised küsimused, aga teises otsas on tõesti see küsimus, et kui me püüame mõnele mineviku tegelasele, olgu ta siis teadlane või ajalooline tegelane, nii-öelda eluvaimu sisse puhuda, ta rääkima panna, et mida me siis ikkagi teeme, eks ole, et kas kasutaja saab aru, et see on siiski juturobot, mitte, eks ole, päris inimene ja kus need piirid jooksevad ja kuidas ka kasutajale seda teadlikkust kasvatada, et see on siiski üks nagu pigem mänguline vahend oma teadmiste täiendamiseks, aga see ei tähenda, et ma saan nüüd samasuguse suhte nagu elava inimesega rääkides. Ja palju tuntud hallutsineerimine, juurde mõtlemine, mida tehisaru teeb. Ta natukene valetab, seda me juba teame, et tehisaru valetab. Veidi oskab ka manipuleerida, et valetama ei kipuks. Ja siin ongi oluline, et need erinevad projekti ja rakendusi teha nagu väga professionaalselt ja teadlikult, et selles mõttes ka Lotmani puhul me ikkagi räägime sellisest nii-öelda kontrollitud keskkonnast, lokaalsest keelemudelist, mitte sellisest suurest ChatGPT tüüpi keelemudelist, kus me ei suuda kontrollida, kust ta oma infot võtab. Et me tahame, et see mudel oleks nii-öelda suletud, et ta saaks ainult selle info, mida meie talle anname. Aga juba praegu internet on täis kõikvõimalikke juturoboteid, mis kehastavad teie lemmikkangelasi, aga need on just nimelt sageli hallutsineerivad ja kontrollimatud mudelid ja sellisena ka tegelikult eetiliselt äärmiselt küsitavad. Jah, sest et ta väljub sellest. Ja ta võib hakata, tal on, eks ole, mingisugune ajalooline või moraalne autoriteet ja ta võib hakata oma suust välja ajama mingeid soovitusi, mis ei ole tegelikult absoluutselt kooskõlas selle ajaloolise kuni tervisesoovitusteni välja, Jüri Lotmani tervisesoovitused. Et seda tuleb vältida, et need mudelid peavad olema selles mõttes töökindlad, et nad suudavad arutleda ainult etteantud raamides ja etteantud treeningmaterjali põhjal. Muuseas, tekstiks, aga näiteks Jüri Lotman oli ka kibe joonistaja. Ja tegi väga ägedaid joonistusi, kaasa arvatud oma sõjakogemusest on vahvaid joonistusi, mis vahvaid, aga ikkagi nii vahva kui saab olla. Aga mitte ainult sellest, et kas need joonistused kuidagi, see visuaalne pool jõuab samamoodi inimesteni? Mina näen küll, et esiteks me digiteerime nad ära ja nad on ju ilmunud ka siin Tallinna Ülikooli kirjastusomaeti juba raamatuna, aga teine asi on muidugi vaadata veebis ja kuidagi nagu erinev moel süstematiseerides, need joonistusi on sadu ja sadu. Aga teine suund on muidugi ka katsuda need joonistused ellu äratada ja mingit animeerida ja sel moel kuidagi jällegi muuta see aines kasutajale atraktiivsemaks. Ja mis me oleme ka proovinud nagu ka eksperimendi korras Lotmani fotosid elustada, sest et Lotman paraku elas ajal, kus videokaamerad ei olnud tavavahend ja temast on väga vähe liikuvaid pilte, et sisuliselt on see üks ETV sari vestluse vene kultuurist ja ongi kõik, mõni üksik katke veel. Et see on ka teatav aseaine, et näha elavat Lotmanit, siis kui me need pildid paneme liikuma. Aga need on kõik sellised pisirakendused, keskmine põhisõnum on ikkagi see, et kuidas kogu see intellektuaalne pärand tuua digitaalselt süstematiseeritud kokku ja muuta
mitmekeelsena kogu maailmale kättesaadavaks ja vabalt nagu kasutatavaks ka teaduslikeks töödeks. On sul hetkel selline juba mingil moel visuaalne pilt või struktuur, mida sa näed mõttes, et vaat kui selline aadress mobiiltelefonis lahti trükkida, et siis tuleb niisugune pilt ja see on see värav ja sealt edasi liigutakse teise kolmandasse kohta. Me just oleme ametis selle nii-öelda digiarhiivi prototüübi arendamisega ja oleme pidanud siin mõttetalguid rahvusvaheliste partneritega ja mingid esialgsed ideed on moodustumas ja tegelikult plaan on, et selle aasta sügiseks oleks mingi esialgne kondikava koos. Et juba selge struktuur, kuidas on üles ehitatud, milliseid võimalusi see keskkond peaks pakkuma ja siis me hakkame midagi juba proovima, et päris materjali peale, et kuidas see töötab. Nii et ma arvan, et väga kaua ehk ei tulegi kannatada, et juba natukene oma silmaga näha, kuidas ta võiks toimida. Aga jah, mis ma tahan tõesti veel alla kriipsutada, et kuna see on uus asi, siis on rahvusvaheline ekspertiis hästi oluline. Ja selles projektis me tegelikult tegutseme koos nagu neljakesi. Meil on Tallinna Ülikool, kes seda projekti veab, aga meil on kaasas ka Amsterdami ülikool, Bologna ülikool ja Turu ülikool Soomes. Ja kõik need teised ülikoolid on tegelikult digikultuuri uuringute vallas juhtivad keskused maailmas. Ja me õpime nagu nende kogemust, nende teadmisest, et kõik need seminarid ja mõttetalgud me oleme läbi viinud koos. Ja see on ka tegelikult selle projekti võlu, et käib selline teadmiste vahetus ja teiste kogemusest õppimine, sest et mingis mõttes me kõik avastame seda valdkonda otsast peale, aga ütleme, mõned on natukene eespool ja võib-olla ka vahendid selleks tööks on paremad. On sul teada mõni teine sarnane projekt, mis kas jookseb paralleelselt või tõepoolest ongi realiseerunud? No ühest küljest sellised digiarhiivi projekte ja digitaalse kultuuripärandi projekte on väga palju. Ja lõpuks on see, ma arvan, väljakutse enamikele kultuuridele, et kuidas oma pärand teha uutele põlvkondadele kättesaadavaks. Aga mis puutub konkreetsemalt need nii-öelda juturoboteid, siis ühes seminaris me kutsusime esinema Bergeni ülikoolist Ludwig Wittgensteini arhiivi direktori. Ja nemad on ka siin aasta jagu päevi arendanud siis Wittgensteini juturobotit. Ja tegelikult sarnase ideega, et nende käes on kogu Wittgensteini arhiiv. See arhiiv on digiteeritud, käsikirjad, raamatud, kirjavahetused. Ja ka nemad on siis arendanud sellised prototüüpe ja Wittgenstein botist, kellega saab siis niimoodi pidada filosoofilisi vestlusi. Ja kuna ka Wittgensteini puhul on see, et tal on väga palju fragmentaarseid tekste, väga raske on aru saada, mis ta tegelikult mõtles. Et idee on selles, et äkki, kui see kõik kokku tuua ja robot suudab sellised mustrid leida ja mingid tõlkida seda materjali kasutajale, et siis tegelikult see võib vallandada uue selliste Wittgensteini uurijate laine, kes siis nagu saavad korraga nagu hoopis teistmoodi sellele suurele korpusele ligi. Nii et ta pidas siin ettekande, see oli väga inspireeriv ja julgustas ka meid oma Lotman botiga edasi töötama. Tema kogemus on olnud positiivne. Täpselt ja julgustavaks muidugi ka tema töös, nagu ta rõhutan, erinevad tagasilööki ja üks tagasilöök on see, et kuidas seda kõike nagu tehniliselt jätkusuutlikuna teha, kuna need keelemudelid arenevad väga kiiresti ja kuidas nagu kogu aeg seda uuendada, tarkvara ja nii edasi, aga see on iga tehnoloogia puhul see küsimus, et see on protsess, et see lõpptulemus ei ole kunagi kohe saavutatav, vaid kogu aeg tuleb seal edasi liikuda. Akadeemias üldse, tehisaru, võtame võib-olla viimase küsimusena selle kokku, et on veel vaja siis täna ikkagi peljata ja piirata või kasutada seda rohkemate teadmiste sünteesiks kiiremal moel? Ja ma arvan, et ülikooli võtame teadusmaailmas selline pelgamine ja piiramine ei ole kunagi mõistlik, et mida meil on vaja ühest poolt oskusi ja teadmisi, et meil oleks piisavalt spetsialiste selles vallas. Teiselt poolt ja sama tähtis, meil on vaja saavutada kokkulepped, kuidas me seda tehisaru kasutame. Millised on eetilised põhimõtted, millised on sellised läbipaistvuse põhimõtted, millised on võimalused kogu seda tehisaru kasutamist dokumenteerida ja nii edasi, et tegelikult see on suur töö, mis seisab ees igas ülikoolis üksiti, aga igas riigis eraldi, et meil oleks mingisugused ühised arusaamised tehisaru kasutamise võimalustest, aga ka tõesti piirangutest, et me ikkagi tahame ju kõik seda, et näiteks teadus- ja õppetöö jääks ikkagi inimese vastutada, et me ei delegeeriks seda robotitele, aga see, et me kasutame juturoboteid ja teisi suuri keelemudeleid, see ma arvan paratamatu.
vähemalt mina hetkel ei oska näha, et sellest oleks võimalik nagu mööda vaadata, et see on see pasta, mida enam tuubi tagasi ei pane. Kui nüüd mõni õpetaja, õppejõud tahab anda kodutööd sellisel moel, et palun kirjuta 2-leheküljeline referaat Lotmani sellest või teisest raamatust, siis see võib valmida 40 sekundiga. Mida sa soovitad selle asemel? Jah, ma arvan, et praegu on paraku sellist lihtsate kirjatööde aeg ümber nii koolides kui ülikoolides ja nüüd on vaja õppejõul uut nutikust. Näiteks, mida me oleme siin ka ülikoolis katsetanud päris edukalt, et andad kirjaliku ülesande ja paludki kõigepealt tudengil kirjutada mingid oma mõtted, aga siis paludi tehisarul need mõtted analüüsida ja siis omakorda analüüsida seda tehisaru tagasisidet. Ehk et integreerida see juturobot oma enda õppimisprotsessi, aga just sellisel moel, et ta arendaks, mitte ei asendaks sinu mõttetööd. Nii et küsimus ongi see, et millised on nutikad viisid, kuidas seda juturoboti võimalusi integreerida niimoodi, et ta tõesti arendaks inimesi ja tõukaks tagant ka seda pingutust, mis on eeldus õppimiseks ja uute teadmiste saamiseks. Suur aitäh, akadeemik Marek Tamm ja aitäh, hea Eksperteetris saate vaataja. Kohtumiseni juba järgmises saates.